Buongiorno, kätega tuleb rääkida, kätega. Tere tulemast Veneetsiasse. 2 päeva Veneetsias, väga palju sightseeingut, ehk siis vaatame ära mõned populaarsemad kohad, käime, kondame mööda Veneetsia tänavaid, teeme palju pilte, üritame süüa nii palju kui võimalik ja maksta nii vähe kui võimalik. See viimane tundub suht ebarealistlik unelm ja isegi söögiga ilmselt võib-olla, kõike ei jõua kindlasti proovida, kuna ma keskendun rohkem pildistamisele, aga sellega poolest ma arvan, et näha on palju, samme tuleb palju, vaateid tuleb palju ja kindlasti tasub tulla siia. Ma võin juba nii palju ära öelda. Ja selline hotellituba on mulle kätte antud. Umbes 3 ruutmeetrit pinda, ma ei tea palju see peaks olema. Isegi need mikroüürikad, mis Eestis on suuremad. Aga ega rohkem pole ka vaja ju. Üks sein, kuhu läheb pea, teine sein, kuhu lähevad jalad ja väike terrass on ka. 2 jalaga ma küll ei julge siia peale minna. See on enam-vähem natukene suurem ainult kui minu jalg. Ja siin ei ole mingi piiret ka. Ma arvan, et on aeg moodisse viga heita. Väsite päeva selja taga. Need seinad ei hoia ikka üldse heli. Siin naabrid on päris hästi kuulda. See vist ongi sükene Itaalia stiil. Igatahes kohe on aeg minna magama ja päiksetõusu fotosessioon alaku. Tere hommikust imekaunist Veneetsiast. Päike tõuseb vaikselt. Fotograafid pildistavad siin taga. Ja mina siis liigun mööda tänavaid kohe edasi, vaatan, mis need imelised vaated on, kuidas Veneetsia ärkab ja kas äkki on mõni koht, mida teised fotograafid pole veel leidnud. Highly unlikely. Aga ei, siin on väga kena praegu. Natukene tõesti värve on juba. Valgust hakkab ka tulema. Vaatame siis, mis võimalused tulevad. Hommikusöögiga läks sellest palju paremini kui eilse õhtusöögiga. Et täitsa suvaline koht, kus ma enam-vähem parajasti olin ja võtsin tuunikala võileiva oliividega ja
šokolaadi croissanti ja cappuccino, kõik kokku 5 eurot. Ja maitset oli tunda ja täitsa hea oli. Loodetavasti nüüd samas heas vormis jätkub ka ülejäänud toiduosa reisist ja ka ülejäänud reis võiks muidugi. Ja väike lifehack ka, et väga raske on aeg-ajalt ära näha tunda, kus on need väiksed kitsas tänavad, kuidas sinna liikuda, kus kaarti kohe ka vaata. Aga iga pool seinte peal on sellised suured sildid, mis näitavad, et siit kaudu saab mingi väljaku või silla suunas. Neid tasub jälgida. Huvitav anomaalia muidugi on see, et hommikul enne kella 7 oli tunduvalt soojem kui praegu. Sest praegu siin on nüüd udu väljas, täiega külm on, käed juba jäätuvad vaikselt ära. Et kui enne sai ilma kinnasteta kõiget hakkama, siis praegu peaks juba vaikselt kätte panema. Aga tohutult ilus on. Ma arvan, et võib-olla siit natuke ilusam kui siis, kui oleks asja selge olnud. Ma isegi ei tea, kas kogu Veneetsia on udu all või on ainult see konkreetne piirkond siin. Lahe. Näeb täpselt siuke nurgakune välja, kus saab nuga saada. Äkki ma ei peaks siia tulema. Mis teeb aga selle osa siin palju huvitavamaks võrreldes selle kesklinna paleedega siis, on see, et siin on elanud tavainimesed ilmselt. On näha, et need on ikkagi kortermajad. Ja siiamaani elavad tavainimesed. Ei ole paleed, kus on nüüdseks ainult hotellid põhimõtteliselt järgi või siis mis on täitsa maha jäetud. Et siin on ikka elu, päris elu, mida ilmselt paljud turistid ei näe. Sellised lahedad kitsad tänavad on siin ka. Mitte kõik jälle kanalite ääres. Mõninga lihtsalt suurte paleede ja korrusmajade vahel. Aga jätkuvalt on korralik labürint. Ja ma jõuan kohe just ühe kanali äärde, kust ma kahtlustan, et ma ei saa edasi, et ma pean tulema tagasi sama teed. Nagu ma ütlesin, siit edasi ei saa. Tahaks öelda, et ma leidsin ühe vaikse koha, kus istuda, aga ta väga vaikne ei ole. Kõik paadid sõidavad siit mööda, aga ilus on, aga mõnus väike pargikene. Ja jõgi on kõrval, Gran Canaria on kohe kõrval, aga tõesti, väga vaikne siin ei ole. Siin on näha tänavaehitust Itaalia moodi. Kõige lihtsam viis ehita sükene poolsild, maja äärde ja uus tänav olemas, nagu niuhti. Vahepeal võib siin tänavaid pidi konnates jõuda ka sellisele tupik tänavale, kus teoreetiliselt saab Kondliga edasi, aga ühtegi Kondlimeest siin ei ole, et üle saaks. Nii et siis peabki lihtsalt tagasi minema. Aga väga ilus vaade on siit seest. Ma võin öelda, et Stazione Gondole San Benedetto on väga ilusa vaatega tupik tänav Kondi ootamise koht. Ja paleesid näeb ka igasuguste väljakute juures, mis siin Veneetsias on lahe see, et siia kogutakse, vähemalt kunagi koguti, ma ei tea, siiamaani kogutakse
vihmavett. Et põhimõtteliselt tohutu suured tsisternid on kõik need suured väljakud siin. Ja siit on tegelikult näha ka, et on sadevee kollektor. Ja siis sai siit oma vee kätte. Obviously. Küll mitte üleliia palju, aga ikkagi natukene olema näinud selliseid asju siin ka. Ehk siis, kuna Veneetsias ikkagi ujutab üle aeg-ajalt ja uksed ei ole teatavasti kõige veekindlamad, siis tundub, et osad on pannud sellised täiendavad tõkked ette natukenegi seda veevoolu tagasi hoida, asju kaitsta ja siis siin huvitava lahendusena, mis ma enne vist ei ole näinud kuskil teiste majade juures, et selline voolik on ka, millega siis vett tagasi välja suunata. Aga sellised väiksed nurgapealsed kohakesed tundub täpselt sellised kohad, kuhu tõenäoliselt väga palju inimesi ei satu, kus on hea mõnus, rahulik, vaikne. Ma ise üritan ka veidi vaiksemalt rääkida, et mitte kohalikke liiga palju häirida. Vahepeal siin päevase kisa ja kära sees on päris hea niimoodi korraks ära tulla. Suht suvakast kohast võtsin isutamise peale pistaatsia ja šokolaadikanooli. Võib öelda, et mõlemad olid ülihead. Kui ma peaksin relvaähvarduse valima, ma võtaks pigem šokolaadi oma uuesti kui pistaatsia oma. Kain siis kui ähvardada, sest mõlemad olid tõesti väga head. Ja ma usun, et need teised olid ka, mis seal valikus olid. Nii et tasub proovida. Nagu elus ikka vahest juhtub, siis oled oma himude ohver. Läksin ühte fritet, või kahte fritet ostma poest kohvikus, mida ma eile õhtul nägin, millel oli hea hinnang, mõtlesin, et davai, täna ma lähen. Ja siis ma nägin leti ääres, et olid calzooned ja võtsin ühe prosciutto fungi calzone ja ühe frite, kuna 2 oleks palju. Kokku läks 5.50 ja ma usun, et nad on väga head. Ja imeilus vaade on siin ka. Ma ei hakanud sinna kohvikusse jääma, pigem vaatan ikkagi kanalit. Toit kätte, teine toit ka kätte ja sööma. Ülihea. Soovitan. Ja muidugi, mis oleks Veneetsia ilma ühe friteta. Pistaatsia frite, vaatame, kuidas maitseb. Ma ei tea, kumb parem oli, aga ma ei tahakski neid üldse omavahel võistlema panna. See frite oli hästi huvitav, see pistaatsia kreemisegu, mis seal sees oli, see oli nii vedel, ma ei oodanud seda. Pidi vaatama, et riieti peale ei tilgu, aga kui hea. Et ma ei jõua kõiki need asju uuesti süüa, mis ma korral on öelnud, proovin ja ütlen, et ma proovin veel. Aga ma arvan, et ka seda ma tahaksin uuesti veel võtta. Tuleb tagasi tulla lihtsalt Veneetsiasse. Ma arvan, et võib-olla üks parimaid kohti, kuhu Veneetsias tulla ja kuhu kindlasti peab tulema, on Cannaregio piirkond või siis ütleme Veneetsia põhjaosa. Kõik, mis Gadaoros kanti jääb ja edasi, et siin on selline korralik Veneetsia arhitektuur, siin on paleesid, tundub, et siin on ka tavalisi kortermaju ja ma arvan, et siin ikkagi elab päris arvestav osa kohalikust elanikkonnast ja tundub, et siin on ka natuke mõistlikumalt hinnastatud söögikohti ja mina olen siin juba tunde liikunud ja samuti käisin eile õhtul, kui pime oli veel, käisin siin ja otsustasin tagasi tulla, sest see tundus väga ilus ja ma arvan, et ma juba tulen homme ka. Ega igatahes kindlasti ma kondan siin täna veel päris palju. Et see on niisugune, ma arvan, et see on päris Veneetsia. See on piirkond, kuhu peab tulema ja siin on väga palju vaadata, eriti kui siin huvitavad kanalid, majad ja natukene ka rahu ja vaikus.
veneetslastel on nii vähe ruumi siin saare peal, et nad pidid surnujaoks eraldi saare tegema. San Michel'i saar seal. Sinna ma kahjuks ei jõua. Mitte, et ma nii väga tahakski surnuaeda minna. Aga vist peaks kena olema. Paar kuulsat inimest ka. Palju põnevam on aga see, et ma ei tea, kuidas nüüd nähan. Vaikselt hakkab taevas minema värvilisemaks. Ehk siis loojanguaeg hakkab lähenema. Ma pean nüüd üritama leida mingitki kohta, kus enam-vähem saaks ilusaid pilte teha. Ma ei tea, kuhu ma pean minema ja kas ma üldse jõuan. Taga on korralik udu ikka ja ilmselgelt ma saan pildistada. Ma just jooksin siia poole saart, et saaks loojangu ajaks mingitki värve ja tundub, et see jooksmine tasus täitsa ära, sest need pildid, mis ma sain praegu, vähemalt kaamerast vaadates, tundusid kui head. Pisatornile on konkurent ka Veneetsias sama halvasti ehitatud või vähemalt samal halvale fundamendile, et vaatame, kauaks seda torni seal veel alles on. On ka hullemaid loojanguid. San Marco väljak päikeseloojangu aegu ja on rahvast täis. Kes oleks arvanud? Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Väga unikaalsed pildid Püha Markuse väljaku juures tehtud. Umbes, ma ei tea, mitmesaja fotograafiga. No mitukümmend vist oli, või kümmekond oli kindlasti, kes seda pika säriga täpselt sama asja tegi. Küllap neid kuskil on veel. Nagu hommikul. Igatahes väga lahe loojang oli. Loodetavasti ikka mõni pilt tuleb välja ka. Mina aga nüüd pean otsima endale kõigepealt ühed snäkid, head snäkid, korralikud Veneetsia snäkid ja siis juba päris õhtusöök. Toidu otsimise odüsseia jätkub. Vahepeal võtsin väikse snäki samast kohast kus enne. Väikene calzone, seekord prosciutto ja mozzarellaga. Aga nüüd lähme natuke tagasi, vaatame äkki ma saan ikkagi kohaliku musta, ma ei mäleta, kalmaari tindiga äkki pastat proovida. Eks vaatame. Ei ole läinud kõige edukamalt. Läksin küll sinna kalatoidu restorani, aga vaatasin, et hinnad on veidikene kallid ja siis hakkasin edasi otsima ja vaatasin, et teine koht on veel ja läksin sinna. See avatakse alles 4. veebruaril, täna on teine. Siis läksin edasi, mõtlesin, ma käime hotellis ära, käin korra poest läbi ka veel. Jõudsin 19.37, suur pood pandi 19.30 kinni. Ja tahes nüüd ma liigun hotelli poole, korraks peatun seal ja siis üritan leida mingit snäkki või jooke. No seekord jäigi siis korraliku õhtusöök söömata, et jäi calzone ja mõned cicetid, mis on siis kohalikud Veneetsia snäkid ja üks väike aperol. Ja cicetidest oli nii tuunikala, oli 8 jalga kui üks arusaamatu asi, sest ma lihtsalt palusin midagi head välja pakkuda ja ma lõpuks saanud aru, mis see oli. Aga terav oli, aga hea. Et need hetkel jäid siis nii-öelda õhtusöögiks. Hommikusööki hakkame jahtima hommikul peale hommikust fotosessiooni ja siis me peame päevaga läbi käima terve hunnik snäkikohti veel, et kõik kohalikud oma ainustused saaks söödud ja siis homme õhtul juba täna algselt olema pidanud kala ja pasta roog.
Üsna vähe rahvast on siin silla peal, arvestades, et see on ainukene sild, kus rahvast tegelikult läbi käib. Et selles mõttes hea mõnus ja isegi paar pilti sai statiiviga tehtud siin, nagu praegugi. Ja kell on 7:49. Päike on tõusnud, aga tundub, et täna selline udune pilvine päev. Täna värve ei ole. Igatahes lähme üritame jõuda kalaturu juurde ja vaatame, kas seal ka midagi on. Hommikusöök on nüüd söödud, tuli päris kulukas teine, et sellises kohas nagu Café Doge söömas olime. Siin hindu väljas ei olnud, pidi olema hea reitinguga, aga hindu väljas ei olnud. Mõtlesin, et okei, mis siin ikka saab olla, tavaline kohvik nagu ikka. Tellisin paniini, ühe croissanti ja kohvi, kokku läks 10,80. Kohv, cappuccino oli 3,50. Veneetsia, mis iganes muus kohas on see 1,50, 2 eurot kohe otsa. Toit oli hea, aga hinnad on nii röövelikud, et ma ei saa soovitada seda mitte, eriti kohvi hind. Võib-olla vaadati näo järgi, et välismaalane, et tuleb juurde kevitada. Igatahes kõnnime nüüd edasi, vaatame äkki mõned fotomomendid ja siis mul on aeg hakata hotelli vahetama. Nimelt ma tundsin broneerides, et ma tahan enda elu raskemaks teha. Tegelikult ma lihtsalt vaatasin, et mulle nagu justkui meeldis esimene hotell, aga seda ei saanud 3 ööd ja siis ma kuidagi tegin niimoodi, et ma võtsin järgmise öö mujale. Igatahes nüüd ma pean ümber kolima. Ja tere tulemast minu uude pessa. Sain peale natukene otsimist, käimist ja hotelli vastuvõtuses ootamist väga soojas ruumis. Ja ma sain mitte ainult oma koti ära panna, vaid ma sain koti panna lausa oma tuppa, mis on askeetlik. Siin on voodi, üks kapp, 2 kappi ja tool. Ja tegelikult siis kaamerast ei ole väga näha seda vaadet, aga mulle see täitsa meeldib. On mõnus. Selline katusalune ruum. Ja mis on veel huvitav, kui uksed sulguvad, huvitav veel see ka, et siin on üleujutuste kaitsesein vahetult enne lifti. Ehk see sein on siin samas. Et kui midagi peaks juhtuma, ruttu tõkke ette. Ja foyer kui selline on selline suur ala. Ja siit on siis kunagine vist ilmselt mingi kauba laadimisala sissepääs. Veneetsia on väga kena linn ja mulle tõesti meeldib siin. See on arhitektuuriliselt väga ilus, jõed, see, et autosid ei ole. See kõik on väga mõnus ja ma tuleksin siia tagasi ka Liinaga koos, aga ma ei kujuta ette, et ma tahaksin elada, sest ma olen juba näinud, et tõesti siin inimesed kolivad ära, siin ei ole väga asju, mida nagu kohaliku elanikuna teha, ainult turistide hordid ja siin ei ole väga võimalik ära põgeneda ka, kui siis neid oma paadiga. Aga noh, miks sa siis üldse oled siin? Ise ma elaksin kuskil mujal, aga Veneetsia külastada on täitsa lahe ja külastaksin vabalt veel. Päris põnev on tegelikult vahepeal käia niimoodi, et sa lähed mingis kitsast tänavast, näed, et lõpus on sild ja siis mõtled, kas see sild viib sind kuhugi teisele tänavale või see on kellegi eramaja sild. Ja tegelikult saaks me pöörama kuskile vasakule mingi mööda teist kitsast kõrvaltänavat. Hetk tagasi mul just niimoodi oli, kus ma läksin algul selle silla peale seal
aga tegelikult see on erasissepääs ja siis tulin tagasi siit. Aga tegelikult ka, see on väga lahe, kui sa just ei ole kiire kuskile, siis on põnev niimoodi avastada. Lähme üritame leida Veneetsia kõige kitsama tänava üles. Ma ei tea, ma olen päris kitsaste tänavatel käinud ja enda arust praegugi olen. Et ma ei hüvita ette, mis see kõige kitsam siis olen. Mulle tundub, et ma sain tünga või vähemalt see Google Maps'i viide on täielik tüng ja kus iganes kohast ma seda ka ei algselt ei leidnud. Kui see on Veneetsia kõige kitsam tänav väidetavalt, siis mina ütlen bullshit, sest ma olen käinud palju kitsamatel tänavatel siin. 2 sekundit hiljem ja ma võtan oma sõnad tagasi. See siin on tavaline tänav, aga seal on juba Veneetsia kõige kitsam tänav. Ma arvan, et ma ei mahu niimoodi ära, et mul on kaamera üks väljas. Ma pean ühe kuidagi enda keha juurde panema niimoodi ette endal, et ma saaksin üldse siit läbi. Okei, see on tõesti kitsas. Opa! Mul mõlemad käed on väga sisse tõmmatud. Kui ma lihtsalt käiksin tavapäraselt, siis ma just ei mahuks siit läbi. Aga õnneks see on tupik tänav. Nii et ma pean tagasi ka minema. Sest näed, vaade on selline. Ja nüüd on muidugi aeg süüa lõunat. Lõunaks on pizza, kus peal on artichokid, on fritelle venetsiana ja taustaks on Veneetsia surnuaed. Alles see oli, kui ma sõin pizzat ja fritellet, mis siis on kohalik pončik ja ülihea, eriti see fritelle. Pizza oli hea, aga oleks olnud parem, kui ta oleks olnud soe. Kahjuks oli selline koht, kus ei tehtud soojaks. Aga kohe pärast seda läksin edasi sööma tšetšetit, ehk siis kohalikku sellist snäkki saia peale pandud erinevad asjad põhimõtteliselt. Ja mina võtsin siis molluskite ja krevettidega tšetšetisid ja väikene vein käib ka muidugi kõrval asja juurde. Ja nüüd me oleme jõudnud getosse, nagu päris õigesse getosse. Sellesse getosse, kust sõna geto alguse sai. Ehk siis geto Veneetsias, kuhu juudid, ma ei tea, siis pagendati, saati asumisele, sunniti olema, kuidas võtta. Ühesõnaga, nemad elasid siin ühes piirkonnas ja siit on saanud ka siis selline geto termin oma alguse. Häda ja pärja kaevu. Pole siin reisi ajal peale ühe kordagi Aperol Spritzi joonud ja nüüd ma siis otsustasin nähes, et 2 euro eest saab kaasa üks väikse topsi, et ma võtan. See koht polnud üldse mitte kahtlane. See nägi välja nagu sealt tuleb väga kvaliteetset jooki. 2 eurone Sprits, mis siin saab valesti minna. Suht meh. Oskad kallimad Spritsi kui 2 eurosed Spritsid. Vähemalt Veneetsias. Naapolis sai normaalseid selle hinnaga siin. Peab ütlema, et kuigi selle Aperol Spritzi maitse ei olnud kõige varem, siis kikk on võimas. Et kokku võttes 2 euro eest sai rohkem küll. Aga ma arvan, et seekord vist jääb laevasid tegemata, kuna ühe pileti hind, nagu ühe korra pileti hind 75 minutit on 9,5 eurot. 9,5 eurot, 75 minutit. Sellist rööveliku hinda ma pigem kulutan siis juba mingi asja peale või toidu peale ja ei hakka selle laevaga siin sõitma niimoodi, see ei ole kõige ilusam ja romantilisem ka. Üks asi, mis ma olen õppinud siin Veneetsias 2 päeva järjepanu ringi käies on see, et käige ringi, kus tekib mingi võimalus, mingi kitsast kõrvaltänavat pidi minna, tasub minna. Praegu tulin täitsa suvaliselt, sain mingi väikse kai peale, vaade Grand Canalile. Põhimõtteliselt nagu oleks praami peal, aga tasuta. Ehk siis
kõik need San Marcod ja mis iganes kuulsad Bridge of Sighs ja kõik need Ohete sild kõik need on ülehinnatud, seal on palju inimesi, seal ei ole tegelikult midagi väga näha, küll aga tasub ringi käia, vaadata, käia suvalistel kõrvatänavatel, tulla sildade peale, käia siin Suure kanali ääres ja lihtsalt nautida, käia ringi, muud midagi. Netflixi vaatamine mõjub rahakotile hukatavalt. Selle asemel, et osta 1-eurone ilus külmkapimagnet, ostsin ma 6-eurose külmkapimagneti, sest see on käsitöö, mis on siin koha peal ilusti valmis maalitud veel. Ja praegu just pärast käis ka suuremate asjade maalimine. Põhjus, mis pärast ma ostsin 6-eurose, mis on ilmselt kõige kallim külmkapimagnet, ma olen ostnud, mitte 1-eurose, on see, et ma vaatasin Netflixis mingit dokumentaali, kus inimesed kolivad Veneetsiast ära ja toodi välja, et turistid ostavad ainult neid odavaid 1-euroseid Hiinast tehtud asju ja mitte kohalike inimeste toodangut, ehk siis kohalikel on vähem tööd, vähem põhjust siin olla, kolitakse ära, nii et ma siis üritasin anda väikese panuse sellesse, tiivadjooksi panuse, et ikkagi Veneetsias oleks mõned veneetslased ka. Ma üritan ühte kohta minna, kus ma nägin, et on mingi Michelini soovitus, aga ma arvan, et see võib rahvast olla. Arvata oli. Tundub, et seal on sees pikk järjekord ja suht kitsas oli. Tuleb siis järgmist kohta otsida. Ja lõpuks pärast pikka otsimist saingi söödud kalmaaritindiga läbi immutatud, kastetud pasta. Muidugi iroonia või siis karma, ma ei tea, kuidas võtta, et üritasin vältida ühte kallist restorani, leida mingit alternatiivi natuke odavamalt. Lõpuks istusin maha restoranis, kus see sama toit oli natukene kallim veel. Et kokku läks 24 eurot, kus 3 eurot oli vesi, 18 eurot oli pasta ja 3 eurot oli see lauakatmistasu. Ehk siis 24 eurot läks kokku ühele. Toit oli selline, ma ei tea, 60-40, 70-30, ehk siis ta oli hea, aga ta ei muutnud maailma. Kahjuks aeg tiksub armutult ja selleks korraks ongi Veneetsia reis läbi. 2,5 päeva ei ole piisav, et kõike näha ja kõike kogeda. Söögikohti ei palju käimata läbi ja söödud ei palju maitsmata, paljud kohad Veneetsias jäid läbi käimata ja nägemata. Nii et on põhjus tagasi tulla ja kui tulla siia, siis kindlasti pikemalt kui 8,5 päevaks. Ja kui võimalik, siis võib-olla, ma ei tea, karnevali ajal äkki või. Ja kui siia juurde midagi lisada, siis tasub kindlasti kellegagi koos tulla. Üksinda natukene igav. Aga ma loodan, et video meeldis. Kui meeldis, siis nagu ikka, like, subscribe ja kohtume järgmises videos, võib-olla järgmisel reisil. Tšau! Arrivederci!